paljudes teistes intervjuudes ajakirjanikud küsisid, kus on katteallikad, mille arvelt kaitsekulutusi tõstetakse, siis ei teie ega teie kolleegid Reformierakonnas ei maininud kordagi plaani tegelikult tõsta makse. Käibemaksu, tulumaksu tõus, need on märkimisväärsed üle sektorite. Ja ega meil ju sellist plaani ei olnudki, et see lootus siiski, et me suudame seda katta muud moodi oli. No siis on küsimus, kas teil on mandaat seda tegelikult teha valijatelt? No meie küsisime mandaati selleks, et me saaksime tagada Eesti julgeoleku. See tähendab 3%. Selles olid kõik nõus, ka kõik teised erakonnad olid selle poolt. Aga kas keegi arvab, et see on tasuta? Ei. See oli mandaat, mida me küsisime. Teine, milleks me küsisime mandaati, oli maksuküüru kaotamine, mis siis tõesti maksustab kõrgemalt 1200 kuni 2100 eurot teenivaid inimesi ja tänu sellele tegelikult see ei ole õiglane ja see karistab palgatõuse. Sellele me küsisime mandaati. Ebamugav osa seal juures jäi mainimata, et kõigel sellel on hind ja tegelikult tuleb tõsta makse. Te jätsite sellest rääkimata, kas see ei ole ebaaus? See, et me peame makse tõstma, ei ole mitte sellepärast, et ma ilmselt tahaksin neid makse tõsta. Keegi ei kahtlegi, et te tahaksite, aga te ka kasutasite võimalust sellest mitte rääkida valimiskampaania ajal. Sellepärast, et see on ebapopulaarne. Väga lihtne. Ja võib-olla siis te ei oleks võitnud valimisi nii suurelt. Ja oleks võitnud need, kes tegelikult oleks neid kulutusi teinud ja poleks ikkagi seda, ega see probleem poleks ära kadunud. Nii et see oli strateegiline valik selleks, et EKRE ja teised ei pääseks võimule, jätsite te sellest rääkimata. 2019